tere tulemast, kallid kaalud! Siin on teie novembrikuu teise poole ülevaade. Ahaa, kaaludel on võimalus selle kuu lõpus palju kaaluda ja kaalutleda. Ehk siis meeldetuletus teile, et teie tasakaal tuleb läbi selle, kui te olete ausad nii enda kui ka ennast ümbritsevate inimeste vastu ja olukordade vastu. Ei ole nii, et teie olete kannataja üksinda. Teie teravad sõnad ja vahemõistus nii-öelda on kahjuks teile endale kõige rohkem kahjulik. Ehk siis te teete oma lähedastele haiget, sest te võtate kõiki asju enda vaatenurgast. Te arvate, et asjad, mida te ütlete või teete, ei tee teistele haiget, sest kui keegi ütleks teile selliseid asju, siis need ei teeks teile haiget, sest teie jaoks on see loogiline, aga pisut õrnemate indiviidide jaoks või veel välja arenenumate nagu noored, lapsed, ja meil on ju ka veemärgi inimesed, kes on väga tundlikud ja mõtlevad südamega, mitte peaga, nii nagu teie. Te teete neile haiget. Te peaksite nägema seda ja ometigi te ei arvesta sellega alati. Aga võiks, sest kaose külvamine enda ümber tähendab seda, et teie ise olete kaoses. Kui te ei tekita seda tormi veeklaasis, siis teie ümber ei ole ka seda kaost. Inimesed teie ümber peegeldavad teile seda, mida teie neile annate. See on hästi suur õppetund. See õppetund peaks olema juba tehtud tegelikult. Millegipärast on osad aspektid küll teile nii-öelda teada ja ometigi te just nagu ootate, et teised painduksid teie ümber. Nii-öelda negatiivse poole pealt on ka selliseid kaalusid, kes on ennast teiste ümber painutanud. Ka see on äärmuslik ja ka see ei ole õige. See, kas te olete ebaõiglane teiste või iseenda vastu, on tegelikult sama. Ebaõiglus on ebaõiglus ja asjad on tasakaalust väljas. Kaaludena on teie nii-öelda üks eluülesandeid leida see tasakaal. Elada tasakaalukalt ja osata hallata endale antud kingitust tegelikult kaaluda. Kaaluda mõistlikult ja olla tasakaalus. Teie liiga selge mõtlemine ja teravates olukordades emotsioonidele selja keeramine ei aita teid edasi, ei aita teid selle tasakaalu poole ega aita teid ka üleüldiselt elus, nii töökohas, kodustes suhtlustes. Kuna me oleme inimestega ümbritsetud, siis me peame arvestama ka teistega, kui me ootame, et meiega arvestataks. Aitäh ja olge hoitud!